nii, tere jälle rahvas, head jälgijad. Kuna kanali jälgijate poolt on tulnud soov veidike rääkida erinevatest telkidest, siis kasutangi täna võimalust ühe toreda telgi kohta väikene video teha. Et selline tunneltelk, ma kõigepealt räägin tunneli kontseptsioonist natukene. Et erinevalt kuppeltelgist siis on see, et ta ei seisa nagu iseseisvalt püsti, tal peavad kindlasti olema vähemalt ühel pool otsas mingidki vaiad maa sees ja siis teisel pool otsas. Aga selles mõttes mulle meeldib tema paigaldamine, et kui on näiteks eriti tuuline ilm, torm, et siis ma olen alati niimoodi teinud näiteks tundramatkadel, kus ma kunagi käisin, et paned nii-öelda ühelt poolt tagumised otsad näiteks 3 vaia maa sisse ja siis pikki tuult lihtsalt tõmbad selle tunneltelgi nagu lõõtspilli lõõtsa lahti ja siis kinnitad järgmised otsavaiad ja siis alles hakkad nii-öelda kinnitama nii-öelda neid ülemisi torminööre ja siis külgmisi torminööre. Et ma isegi, ma ei tea, subjektiivselt julgen väita seda, et kui on hästi tormise ilmaga, sel juhul, kui tuule suund on nagu üks ja muutumatu, on võib-olla see tunneltelk nii-öelda pikki tuult püstitada kõige parem, et temas olla, et ta ei ole nii tuuletundlik näiteks kui kuppeltelk. Aga jah, kui on muidugi jälle see olukord, kus tuule suund võib ennast kiiresti muuta, siis nagu kindlasti tuleks need külgmised torminöörid kinnitada, muidu kui see tuul hakkab seda kaart survestama, siis jah, võib see. Mul on juhtunud tundras paar korda, et on tuul ära lõhkunud kaare ja eriti kui see juhtub öösel ja vihmaga, siis on see äärmiselt ebamugav tulla välja ja hakata seda katkis kaart siit nii-öelda kaare tunneli seest välja võtma ja parandama hakata. Aga okei, räägime nüüd sellest telgist veidike lähemalt. Et selline on siis tootja. Mudel on siis selline, eesti keeles siis Abisko Endurance 2. Mis iganes on see korrektne hääldus, ei oma minu eest tähtsust. Miks mulle see telk meeldib? Tohutult mõnusalt suur avar telgi eeskoda. Julgeks väita, et kogu telgi pikkusest see moodustab natukene alla poole. Kuna selle telgi omanik on ka suure koera omanik, siis on väga mõnus. Näiteks, et siia telgi eesruumi mahub ära koer ja kogu nii-öelda matkavarustus kilakola, mis vaja on. Tegemist on siis 2 inimese telgiga. Ja omal ajal, kui mina seljakotiga matmas käisin, mul on ka mitmeid olnud 2- ja 3-kohalisi tunneltelke, siis kasutasin ka analoogse kontseptsiooniga telke ja tõesti, see on nii mugav. Külmal ajal ma tihti näiteks panin lihtsalt priimuse välipliidi siis telgi eeskojas põlema, et oleks nagu soem midagi teha, toimetada. Küttis lihtsalt õhu soojaks. Ventilatsioon on väga hea, sealpool otsas ja õhupuudust ei tekkinud ja kui vaja on, siis sai lihtsalt kuskilt alt natukene telgiserva kergitatud ja ei olnud kordagi seda tunnet, et oleks õhupuudust. Et selles mõttes nagu kui nüüd matkamise seisukohalt vaadata ja tahaks võib-olla kaalu optimeerida, ei ole kõige parem valik. Et see on nagu selline maitse küsimus. Ta ei ole ka mingi ulmeraske, sest see konkreetne telk on nüüd minu arust silikoniseeritud nailonist, mis on tugev ja kerge materjal, peab tormidele hästi vastu ja on üsna veekindel. Aga kui seda pikka eeskoda ei oleks, siis ilmselgelt oleks siis ta märgatavalt kergem. Andke mulle palun andeks, ma tõesti ei tea, mis kaalukategooriaga siin tegemist on. Ma võin spekuleerida, et ta võib jääda sinna äkki 2,5 kilokonti. Aga vaatajal on nüüd olemas nii-öelda telgi andmed, nimi ja tehke minu tegemata töö ise ära ja guugeldage ja vaadake, mis te selle telgi kohta nagu selles mõttes teada saate. Et minule isiklikult tunneltelgi kontseptsioon meeldib. Teatavas mõttes ma eelistan teda kuppeltelgi kontseptsioonile.
ja kogemusi on palju tunneltelkidega, erinevate tootjate omadega ja need kogemused on valdavalt minul olnud head. Seda telki ma pean väga heaks, see on ilmselt tunneltelkide meil nii-öelda saadavate tunneltelkide üks lipulaevadest. Tugev, vastupidav, kvaliteetne firma, kes toodab kvaliteeti, isegi võiks öelda. Kui ma õieti mäletan, teda mitmes erinevas värvivalikus. Et üks oli minu arust niisugune erksinine, see on see, kui ekstreemsetesse piirkondadesse lähete matkama, et siis on hea, kui te olete kergesti leitavad. Ja siis, kas oli äkki tumeroheline ka samasugune, lisaks sellisele pruunikas beesile. Et need on sellised toonid, mis looduses sulanduvad. Aga jah, mis siin ikka, et rahaga muidugi tuleb arvestada, tuleb sellise brändi ostmise eest veidi rohkem välja käia. Aga ma arvan, et sel juhul, kui te selle investeeringu teete, et ei pea kahetsema, et see telk kindlasti kestab natukene kauem kui samasugune, aga poole odavama hinnaklassi oma, mis ei pruugi ka üldse mitte paha olla. Aga jah, Toyota on ka hea auto, aga kui on võimalus valida Lexus, siis ma eelistaksin Lexust, mis kuulub Toyotale. Ma ei tea, et selles mõttes, et kui keegi leidis, et midagi jäi mul nüüd nagu rääkimata olulist tähtsat, siis meil on võimalus sinu torus nii-öelda panna kommentaari küsimuse. Eks on teine variant siis see, et ma vastan kirjalikult nagu kommentaariumisküsimusele või teen kunagi uue ja kvaliteetsema video selgitamaks. Aga seniks siis kõigile head päeva ja kui ennem ei näe, siis raudselt järgmine kord.